Mina olen Daniel Rebrov ja minu uurimistöö teema siis teadusmalevas oli immu kalibreerimise metoodika väljatöötamine kuupkulguri jaoks. Ja minu juhendaja oli Andres Aleksander Tammer ja minu valdkonnaks oli siis kosmosetehnoloogia laborid. Aga selleks, et siis minu uurimistööst aru saada, peab siis alguses rääkima sellest, et mis on immu. Immu on siis inglise keeles Inertial Measurement Unit, siis põhimõtteliselt andur, kuhu on kokku kogutud esiteks kolmeteliline akseleromeeter, ehk siis põhimõtteliselt andur, mis mõõdab joonkiirendust kolmes teljes, siis kolmeteliline güroskoop, mis siis mõõdab nurkkiirust kolmes teljes ja vahepeal on ka olemas kolmeteliline magnetomeeter, aga mis mõõdab magnetvälja tugevust, aga siis kuupkulguri imul seda ei ole ja siis selle kalibreerimisega ma ei tegelenud. Aga miks siis on vaja üldse kalibreerida seda immu, on siis selle lihtsalt põhjusel, et see sensor kasutab mikroskaalal tehnoloogiat, milles on väga lihtne teha ebatäpsusi. Ehk siis seal on sellised laetud pulgakesed, mis liiguvad korpuse suhtes ja siis selle nagu olenevalt sellest vahest muutub siis selle mahtuvus ja siis seda mahtuvust saab mõõta ja siis selle abil leida kiirendus või kiirus. Aga kuna siis see sensor on nii väikesel skaalal ehitatud, siis seal on väga lihtsasti esinevad mingisugused ebatäpsused ja eriti siis, kui need on sellised amateur grade nii-öelda või immud, mis ei ole tehtud väga suure täpsusega industriaalsete protsesside jaoks, siis need ei ole tehases väga hästi kalibreeritud. Ehk siis neid on vaja siis üle kalibreerida selleks, et nad näitaksid täpseid andmeid. Ja miks siis immu sellele kuupkulgurile vajalik on sellepärast, et see immu aitab kulguril aru saada, et millises positsioonis ta on. Ehk siis kui ta on näiteks sõitmas mingisugusesse auku või siis vastupidi kuskilt ülesse ja aitab ka teha nagu pöördeid. Ehk siis sellel kuu väga ebatasasel pinnal on väga keskne instrument, mida on vaja selleks, et ta saaks seal manööverdada. Ja siis siin trükkplaadil on näha, et joonisel 2, missugune näeb välja siis immu trükkplaadil ja see ongi põhimõtteliselt selline kivi või siis kiip, sihuke väike asi siis, mis siis neid kõiki mõõtmisi teeb. Ja natukene siis, mitte natukene päris palju minu tööst siis siin malevas, siis minu esimene nädal, kui ma tulin siia, siis minu nii-öelda teemaks oli siis see, et ma pidin ehitama mingisuguse mehaanilise platvormi, mille peal saaks seda andurit igas teljes siis pöörata kindla nurga võrra. Ja kuna mina nagu eriti ei olnud nagu uurinud seda kalibreerimismetoodikat ja seda ei olnud teinud ka minu nagu juhendajad väga üksikasjalikult, siis põhimõtteliselt meil oli mingisugune idee ja siis ma läksin selle põhjalt ja ma väga palju ei uurinud neid üksikasju, et milline see kalibreerimine on. Siis tegin väga palju 3D modelleerimist, aga kuna ma olen nagu varem juba kasutanud seda programmi ja varem 3D modelleerinud, siis see on nii väga nagu õpiprotsess kui selle programmi kasutamine, küll aga ma õppisin väga palju just nimelt sellest, et kuidas seda mehaanikat väga hästi disainida. Ja seal esines mitte väga palju, aga esines mingisugusi ebaõnnestumisi, mis tegelikult viisid mind edasi ja viisid nagu parema disaini poole. Et näiteks üks on see, et alguses ma plaanisin teha selle pöörleva mehhanismi, mida on siis siin joonisel 3 näha, et see keskmine jupp nagu pöörleb selle teise jupi sees. Ja alguses ma mõtlesin, et selle print kõik ühes tükis, aga siis mingist hetkest ma sain aru, et kuna esiteks sellega kaasneb väga palju sihukest praaki, et nii-öelda see 3D filament seal juppide sees ei ole väga nagu, põhimõtteliselt seal on nagu lahtised osad, see ei ole väga hea kvaliteediga, siis lõpuks ma otsustasin, et ma teen ikkagi selle nii-öelda juppides. Ja panime koos juhendajatega paika siis platvormile 3 nõuet, et see peaks olema võimalikult lihtne, see tähendab, et see peaks koosnema võimalikult vähestest osadest, mis tähendab, et seda on kõige võimalikult lihtne siis ka 3D printida. See peaks olema praktiline selles mõttes, et kuna selle immuga, mis on seal keskel, on ühendatud juhtmed, siis need juhtmed ei tohiks kuidagi sattuda ette sellele pöörlevale mehhanismile, muidu sellega, see on nagu peavalu sellega tegeleda ja see peaks olema ka nagu võimalikult täpne, mis tähendaks, et neid kalibreerimise tulemusi on päriselt võimalik ka nagu usaldada ja nende põhjalt siis sensorit kasutada. Ja üks probleem, mis siis
teisel nädalal ilmnes, oli see, et väga suur viga oli esimesel nädalal mitte mõelda selle metoodika enda peale. Sellepärast, et millest ma siis lõpuks aru sain, oli see, et see disain ei olnud väga hea selles kontekstis, milleks seda vaja oli. Aga siis siin on näha seda esimese nädala siis nii-öelda muutust. Minu algne idee oli teha 3 ringi, mis põhimõtteliselt pööravad üksteise sees ja see imu on seal keskel. Aga kuna esiteks ei olnud väga praktiline, selles suhtes, et need juhtmete majandus seal kujunes väga keeruliseks ja teiseks ei olnud väga hästi 3D prinditav, siis ma tegelikult ajaga liikusin rohkem sellise nii-öelda kaamera stendi disaini poole, kus sul on 2 sihukest kätt, mis hoiavad seda imuplaati ja need käed saavad üksteise suhtes 15 kraadi võrra pöörelda. Ja kuigi mul oli see nagu mudel siin kaasas, siis tehniliste viperuste tõttu see kukkus siin põhimõtteliselt maha ja see ei ole väga vastupidav sihukesele šokile. Ja kuigi see on piisavalt tugev, et hoida seda imu, siis see läks katki, sellepärast, et see kukkus maha. Ja siin on näha võib-olla ühte tükki, et kuidas see üks tükk teise sees liigub, ongi see, et sihukeste okei. Nojah, igatahes neid pööravaid juppe veel annab 3D printida tugevamast materjalist. Ja see ei olnud kindlasti sellepärast, et see praegu on väga halvasti tehtud, vaid see on sellepärast, et see kukkus praegu maha ja see on juba nõrga ennast. Jah, põhimõtteliselt tegelikult, kui ma enne sellega pöörlesin, siis see päris hästi pidas vastu, nii et jah. Okei, aga liigume siis teise nädala juurde, sest et võib-olla asja moraaliks on see, et see esimene disain, mis ma tegin, selle võib üleüldse maha jätta, sellepärast, et mida ma tegin teisel nädalal, oli see, et ma mõtlesin päriselt selle peale, et milline peaks olema see kalibreerimismeetod. Ehk siis ma uurisin teadustöid ja rohkem niisuguseid imutootjate materjale ja pidasin väga palju nõu tehisintellektiga, sellepärast, et temalt oli lihtne seda infot saada sellises vormis, mis oleks võimalikult arusaadav ja konkreetne. Ja tegelikult, millest ma sain aru, oli see, et see teoreetiline osa kujuneb palju keerulisemaks, kui ma algselt olin arvanud. Sellepärast, et kui ma algselt hakkasin seda mehaanilist stendi disainima, siis minu mõte oli see, et sa saad lihtsalt panna selle sensori sinna peale, vaadata mingi nurga all, et missugune see näit on ja siis võrrelda päris näiduga, lahutada päris näidust see mõõdetud näit ja siis saada, et mis see viga on. Aga tegelikult see ei ole üldse nii lihtne ja selleks, et üldse seda kalibreerimise nagu viga modelleerida, sul on vaja selleks, et seda teada saada, sa pead tegema suhteliselt raskeid matemaatilisi arvutusi sellega, sellepärast, et see seos selle kalibreerimise päris tulemuse ja mõõdetud tulemuse vahel ei ole nagu võrdeline, vaid see on lineaarne ja seal tegelikult need teljed ei ole üksteise vahel täisnurkade all, mis tähendab, et seal tulevad sisse maatriksid ja seda ei ole võimalik väga kergelt siis lihtsalt mingisuguse lineaarse süsteemiga lahendada. Ja siis jõudsin ka nagu keerulise statistikani, mida ma ei ole veel koolis või kuskil läbi võtnud, nii et pidin ka sellest aru saama, aga põhimõtteliselt ma kasutasin vähimruutude meetodit selleks, et sellest suurest andmehulgast teha lõpuks need kalibreerimisparameetrid. Ja selleks pidin ka kirjutama väga palju koodi, ja millel olid ka teatud raskused, sellepärast, et selle kirjutamine C-keeles, selleks, et see saaks suhelda selle mikrokontrolleriga, kujunes väga pikaks ja tegelikult pärast ma isegi nagu vahetasin teise programmeerimiskeele peale. Ehk siis see oli palju keerulisem, kui ma algselt võisin arvata. Ja lõpuks siis teise nädala teiseks pooleks ma sain aru karmist tõsiasjast, et see mehaaniline disain, mille ma olin ehitanud, tegelikult ei olnud väga optimaalne ja oli ka üleinseneeritud selle funktsiooni jaoks, milleks seda vaja oli. Ehk siis see disain, mis mul oli, seda sai keerata 3 teljes ja põhimõtteliselt panna ükskõik millisesse positsiooni selle 3 telje kombinatsioonis, ehk siis seal oli mingi 32 000 erinevat positsiooni, milles sa said panna seda. Aga tegelikkuses, mida oli vaja, oli ainult seda, et seda imuplaati saaks pöörata 3 teljes, ehk siis seda saaks pöörata nagu selle telje ümber, siis seda saaks pöörata selle telje ümber ja seda saaks pöörata ka niimoodi. Ja kõik, mida vaja oli tegelikult see, et seda saaks nagu selle 3 telje ümber pöörata ja mitte seda mingisugust seda, et sa saaks seda kuidagi 3 telje asetust kombineerida ja panna ta väga mingisugusesse keerulisesse positsiooni. Ehk siis lõpuks ma jõudsin sellise palju lihtsama disainini,
milles ma kasutan mootorit, mis on lihtsalt ühendatud selle stendi külge ja siis siia külge käibki see imuga siis plaat, mida see mootor saab pöörata. Ja ma liikusin just nimelt selle motoriseeritud disaini poole, sellepärast et ma sain aru, et esiteks see teeb akseleromeetri ja kalibreerimise palju lihtsamaks, sellepärast et sa ei pea käsitsi läbi nende kõikide positsioonide pöörama ja seal ootama igas positsioonis 10 sekundit, kuni ta selle müra nii-öelda, kuna selle sensoril on müra, siis sa pead seda hoidma ühes positsioonis selleks, et see müra ei mõjutaks mõõtmistulemusi. Ja selle mootoriga on lihtne see, et sa võid lihtsalt jätta seda tegema, tulla tagasi ja siis vahetada telge ja siis teha seda sama teises teljes. Ehk siis nii-öelda see tegi selle palju lihtsamaks ja teiseks oli ka palju täpsem, sellepärast et näiteks gyroskoobi kalibreerimisel on seda teha käsitsi väga keeruline, sellepärast et sa pead seda aktiivselt nagu pöörama, aga kui seda teeb mootor, mis keerab teda kindla positsiooni võrra suhteliselt stabiilsel kiirusel, siis need gyroskoobi kalibreerimise nagu tulemused on ka palju usaldatavamad. Ehk siis see tegi seda tulemust usaldatavaks. Okei, aga mis on siis need tulemused, milleni ma jõudsin? Esiteks ma sain valmis selle mehaanilise platvormi, mis küll praegu on tükkides, aga mida saab uuesti kokku panna ja võib-olla mitte maha kukutada, siis sain ka kalibreerimisprotsessi teooria nii-öelda kirjelduse valmis, kus ma siis põhimõtteliselt tegin tekstifaili, kuhu ma panin kirja, et mis täpseid matemaatilise operatsioone sa pead tegema nende andmetega, selleks, et nemad muuta siis nendeks 12 kalibreerimisparameetriks, mille sa pead siis sisse andma sellele sensorile selleks, et ta annaks sulle päris tulemusi. Ja sain osaliselt valmis ka selle koodi, just nimelt selle akseleromeetri osa, aga sellega ma plaanin veel edasi töötada ja sain peaaegu valmis selle motoriseeritud platvormi, et seal on puudu ainult see üks tükk, mis on selle nii-öelda käe ja imu plaadi hoidja vahel. Aga mida ma siis sain teadusmaailmast? Ma ütleks, et esimesele kohale ma paneks selle, et ma sain väga palju kogemust väga paljudes erinevates asjades. Et esiteks ma sain palju kogemust sellest mehaanika disainis, et kuidas teha mingit asja niimoodi, et see oleks 3D prinditav, aga samas võimalikult lihtne. Et ma ütleks, et ma sain niisuguse rohkem käe sisse nii-öelda selle mõtlemisviisi, et kuidas asja disainida niimoodi, et see oleks vastaks võimalikult hästi nõuetele, aga samas ei oleks tehtud keeruliselt. Ja samuti, et kuidas kahte näiteks seda mehaanilist osa üksteise külge kinnitada niimoodi, et need oleks võimalikult stabiilsed. Ja samuti koodi kirjutamine, et pidin kirjutama koodi 2 erinevas programmeerimiskeeles ja ka selles mul ei olnud nagu väga palju kogemust, nii et seda ma sain kindlasti juurde. Ja võib-olla üks tähtsam asi siis projekti planeerimine. Et võib-olla kui ma oleks nagu kohe juhendajatega läbi rääkinud ja ma oleks võib-olla kohe läinud selle kalibreerimismeetodi kalibreerimismeetodi nagu väljatöötamise peale ja ma oleks kohe võib-olla aru saanud, et mis on see kindel asi, mida ma pean selle sensoriga tegema selleks, et teda ära kalibreerida, siis võib-olla ma oleks kohe jõudnud palju lihtsama disainini, kus seda sensorit ei ole vaja pöörata 3 korraga, vaid seda saab teha ühes teljes, saada need andmed kätte, ehk siis põhimõtteliselt teha palju lihtsam disain. Ja samuti ka keerukatest tekstidest arusaamine, et kui ma teise nädala alguses alustasin nagu nende teadustööde lugemisega, siis mul tegelikult väga ei olnud aimugi, et mida nad seal ütlevad, aga teise nädala lõpuks mul oli juba olemas mingisugune nagu vaist, et mis kohad on minu jaoks tähtsad ja mis kohti ma pean põhimõtteliselt ignoreerima, et ma saaksin võimalikult kiirelt ikkagi sellest teadustööst kätte, et selle info, mida mul on vaja ja et ma saaksin, et ma jääks liiga kauaks selle peale kinni põhimõtteliselt. Ja samuti see andis mulle nagu aluse minu UT jaoks, et kuigi ma ei plaani teha UT-d võib-olla sellest kalibreerimisest endast, aga ma plaanin teha siis UT-d võib-olla nagu 2 kalibreerimismeetodi võrdlemisest, sellepärast et see on midagi, mida ei ole nii palju tehtud. Ja samuti see nagu nii-öelda sotsiaalne aspekt, et siis väga sisukad ja lõbusad 2 nädalat teadusmalevas, et peale selle, et ma sain siin teha nagu teadustööd väga nagu heas keskkonnas, kus on palju inimesi ümber, kes nendest asjadest aru saavad ja oskavad mind aidata, siis tegelikult sain ka nagu väga hästi sisustada ära enda vaba aja, veetes selle koos nagu teiste teadusmalevastega, kes igaühes jagavad sarnaseid huvisid ja saime siis teha koos lõbusaid asju, mida võib-olla ei oleks niisama teinud, näiteks hobusega sõitmine.
ehk siis niisugust head nagu suvekogemust või asju, mida nii-öelda mäletada väljaspool seda teadustööd, siis neid kogemusi sain ka. Ja sain ka samuti võib-olla huvi panustada ka tulevikus observatooriumi selles just nimelt kosmosetehnoloogiaga seotud valdkonna töösse. Ja kui nad mind kunagi tagasi kutsuvad, siis ma kindlasti tuleks võib-olla aitaks neid mingite teiste asjadega, kui ma saan abiks olla peale selle UT. Aga jah, aitäh, et te kuulasite. Kui te tahate neid 3D mudeleid, võib-olla ma veel parandan neid aja jooksul, et nad peaks rohkem vastama sellele šokile, siis te võite mulle kirjutada, ma võin teile saata, kui te tahate võib-olla enda immu kalibreerida või midagi sellist. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage, et seal on minu meil. Ja mõned piltide allikad ka. Aitäh, Daniel. Mul on väga hea meel, et sa meie teadusmalevas osalesid. Sinu ettekanne teisel korral oli sama sisukas, tubli. Sa oled saanud seda 2 korda teha võrreldes teistega. Millised on 2 sinu juhendaja omadust, mis sulle tema puhul väga meeldisid ja mis tegi sinul töö temaga lihtsaks? Okei. Teisel korral ma unustasin tegelikult tänada ka oma juhendajat, mida ma kindlasti tahtsin teha. Nii et aitäh, Andres, et sa olid mulle toeks ja tõid mulle palju selgust, aga sellele küsimusele vastuseks siis ma ütleks, et ma toon välja samad asjad, mis esimesel korral. Eelmine kord, kui seda küsimust küsiti, et minu meelest ta esiteks oli minuga väga otsekohane, ehk siis kui talle tundus, et mingi asi minu disaini juures ei ole nagu väga hea, siis ta kindlasti nagu ütles mulle otse selle välja, et ja andis ka mingisuguse juhise, et kuidas seda teha paremini ja ta kunagi põhimõtteliselt oli minuga otsekohane selles mõttes. Ja teiseks ta minu meelest oli ka alati valmis mulle vastama ükskõik mis ajal, ehk siis isegi kui ma talle öösel kirjutasin, et kas võin midagi 3D printima panna, siis ta alati vastas mulle ja oli olemas siis, kui mul midagi vaja oli. Ehk siis seda ma väga hindan. Ma siis küsin nüüd töö kohta ühe küsimuse, et kas see metoodika on ainult nii-öelda selle asendi kalibreerimiseks või saab sellega ka neid kiirendusanduri kiirendust kalibreerida? Ja see võib-olla jäi ebaselgeks, aga see nii-öelda see kogu protsessi mõte ongi see, et sa kalibreerid kiirendust ja seda nurkkiirust, aga sa teed seda just nimelt läbi nagu asendite. Seda tähtis tegelikult ei ole see asend, vaid see, et mis nurga all on see gravitatsioonilise kiirenduse vektor selles suhtes. Et see on see, kuidas jah, et sa põhimõtteliselt paned ta erinevasse asendisse võrreldes gravitatsiooniga ja siis sa vaatad seda, et mida see andur sulle tagasi annab. Selge, aitäh! Aitäh, Daniel, jah. Me oleme siin sinuga väga kena hommikupoolika juba veetnud, korduvalt üles võtnud sinu ettekannet. Aga mina siis jätkuvalt tahaks, et teised saaksid ka siis teada, et kes seda ettekannet pärast siis järgi vaatavad, et miks sind meiega kolmapäeval ei ole? Et jah, kahjuks siis mul on üks rahvusvaheline olümpiaad, kuhu ma siis pidin minema ja kuna mulle oldi siit teadusmalevast väga vastutulelikud ja tegelikult lubati see 2 nädala jooksul see teadustöö ära teha ja need siis viimased päevad mitte kohale tulla, siis sain nagu saada osa sellest olümpiaadist ka. Nii et lähen Hiinasse maateaduste olümpiaadile. Ja aitäh, soovime edu sulle! Aitäh!